Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on mõned minutid üle 1 ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning mõistagi on siin ka meie mitmekülgne ekspert Andres Anvelt, kelle justiitsministri kogemust täna kindlasti abiks on. Andres, kuidas vaim on? Valmis? Vaim on teie saates ja meie saates alati valmis. Tänase saate teises pooles uurime, mis asi on hea samariitlase akt, kes on need head samariitlased püha ürituse taga ning mismoodi aitab see akt vähendada narkosurmasid. Seda kõike tulevad meile Krimiraadiosse selgitama Siseministeeriumi narkoekspert Ain Peil ja Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katrin Abel-Ollo. Aga saate esimeses pooles saame stuudios tervitada majandus- ja korruptsioonikuritegude juhtivprokurör Sirle Melki ja seda päris mitmel põhjusel. Esiteks on täna ilmavalgust nägemas järjekorras 9. prokuratuuri aastaraamat, mis seekord just majanduskuritegevusele keskendumas on ning teiseks on põhjust võtta nina alla ka korruptsioonivastane seadus, mille erinevad tõlgendused on viimastel nädalatel üsna palju segadust ja kõneainet tekitanud. Tere tulemast Krimiraadiosse, Sirle. Tere. Võtame siis asjad järgemööda ette. Nagu mainitud, ilmus järjekorras 9. aastaraamat. Miks seekord siis just majanduskuritegevusele see keskendunud on? Tänavuses prokuratuuri aastaraamatus tõepoolest võeti fookusesse just majanduskuriteod ja seda eeskätt selle tõttu, et tänavu märtsi alguses möödub siis 1 aasta sellest, kui alustas tööd siis majandus- ja korruptsioonikuritegudele spetsialiseerunud eraldi siis uus ringkonna prokuratuur. Ja ega vaadates seda ümbrust ja meie ümbritsevat majanduskeskkonda, pikka aega kestnud majanduslangust, et ega need kuriteod nii või teisiti on fookuses, et ka eelmise majanduslanguse ajal tegelikult oli näha, et näiteks kasvas oluliselt pankrotikuritegude arv, et muidugi need kuritegevuse kasv selles vallas jõuab meieni viitega, ehk et see ei ilmne kohe, aga võib arvata, et ka sellel majanduslangusel sellised nagu mõjud on kuritegevuse kasvu näol majanduskuriitegevuses. Et ka seetõttu siis on võetud just need teemad fookusesse ja tänavuses aastaraamatus siis meie enda prokurörid, aga ka meie head koostööpartnerid siis on kirjutanud erinevaid lugusid nii rahvusvahelisest sanktsioonidest, krüptovara käitlemisest, organiseeritud kuritegevuse trendidest, tegevusloata majandustegevusest, mis otseselt seondub ka siis majanduskeskkonnaga ja võib näiteks tuua meil praegu ka avalikkuses siis välja käidud menetluse Planet 24 osas. Et need probleemid on kindlasti meil fookuses. Samuti on aastaraamatus ülevaade siis varade arestimisest, konfiskeerimistest, mis ka kindlasti käib just majanduskuritegevusega käsikäes ja milles me loodame siis saavutada suuri edusamme. Ja ka rahvusvahelisest koostööst, millest me ka majanduskuritegevuse ega korruptsioonikuritegevusses mööda ei pääse. Ja lisaks siis tavapärased ülevaated siis erinevate valdkondade mõjuhinnangutest. Nii, aga võibki selgelt öelda, et see majandussurutis võib-olla eeldatav tulev maksude surve, et kõik see on nii-öelda majanduskuritegevusele andnud aina suuremaid pöörded ja aina rohkem tuleb nendega tegeleda, et see on täiesti tajutav asi. Eks need majanduskuritegusid ja korruptsioonikuritegusid on ikkagi kogu aeg pandud toime, et selles mõttes ka nüüd lähiajal minu teada peaks Justiits- ja Digiministeerium avaldama oma eelmise aasta kuritegevuse statistika ülevaate, ehk sealt siis saab nagu aimu, et kas on juba ka mingid numbrilised tõusud toimunud, aga kindlasti on juba
ajakirjade ja ajalehtede pealkirjadest käinud läbi, et pankrotide arv on tõusnud eelmisel aastal, et sellest tulenevalt võib ka meie lauale jõuda neid pankrotikuritegusid, ehk kus siis äriühingute juhatuse liikmed näiteks vara omastamisega on põhjustanud äriühingu maksejõuetuse, et sellised kaasused jõuavad meieni küll teatava viitega, sest esmalt peavad need asjaolud olema tuvastatud pankrotimenetluses, enne kui siis need jõuavad meile menetleda. Andres, sulle tuleb see ka kõik tuttav ette, et nii kui majanduses läheb olukord raskemaks, nii see suur osa meie ettevõtjatest ja laiemalt kõik inimestest kaotavad teatud osa lojaalsusest riigi vastu ja kukuvad makse näiteks optimeerima lubamatute võtetega. No ma ei oleks nii ülekohtune meie ettevõtjate osas, sest tegelikult on kuritegude sooritamine, ükskõik kas on majanduskuritegu või üks isikuvastane kuritegu, on ikkagi natukene inimloomusega seotud ja üldse tema sotsiaalse nagu enesetunnetusega ühiskonnas. Ma pigem arvan seda, et näiteks nüüd sama selle ringkonnaprokuratuuri tegemine, mis on väga tulnud, sellepärast, et ega neid probleeme on kogu aeg proovitud lahendada, eks ju, politseis on aastakümneid olnud eraldi majanduskuritegude osakonnad ja on olnud see probleem, et tihtipeale näiteks prokuratuur, ma räägin võib-olla natuke mõned 10 aastat tagasi, majanduskuriteod eeldavad väga tugevat spetsialiseerumist ja sellepärast ka need prokurörid näiteks ei olnud nii vastuvõtlikud sellele, kui näiteks politsei majanduskuritegude büroo tuli näiteks mingi keerulise skeemiga, mida on vaja lõhki ammustada, nii et see, ma arvan, on väga positiivne, sest ega neid valdkondi, ka ma mäletan justiitsministri oleku ajal on arutatud ka teistmoodi lähenemist ja ma arvan, et seda isegi tuleviks võib arutada näiteks, et teatud majandusasjades, kus on omavahel just ka konkurendid siis või isegi ütleme endised koostööpartnerid ühes või teises äriühingus ja näiteks tuvastatud siis riisumine või vargus, kantimine nii edasi, et näiteks selline võimalus, et luuakse ka näiteks erasüüdistuse asi, kus siis inimesed ise koguvad tõendid, aga see on selline ühiskonna arengu küsimus, nii et ma iseennast arvan, et praegu see ringkonnaprokuratuuri tegemine on lihtsalt vajalik juba üksi sellepärast, et majanduskuritegude osakaal ja teadlikkust, kuidas neid avastada, on ka politseil ja ka ühiskonnas inimestel laiemalt tõusnud. No sellest samast ringkonnaprokuratuurist rääkides, siis kuidas see tööle läinud on? Andres just kirjeldas päris täpselt ära, et miks seda vaja oli, aga kuidas siis tööle läinud on? Eks me ise ka nägime, et selles valdkonnas oli vaja prokuratuuril teatud arenguhüpet, teistmoodi lähenemist ja miks just selline lahendus sai, et eraldi prokuratuur ongi see, et selle vähese ressursi, mis meil tegelikult nende prokuröride näol on, kes neid menetlusi siin juhivad ja lahendavad, et selle paindlik kasutamine, et eelnevalt, kui olid need prokurörid asusid siis erinevate piirkondlike ringkonnaprokuratuuride juures, et siis neid prokuröre oli erinevates prokuratuurides väga erinev arv ja see tähendas ka väga erinevat võimekust nende kuritegudega üldse tegeleda, et ega me ju selles mõttes ei saa valida, kus piirkonnas meil nüüd see väga suur maksuasi või majanduskuritegu toime pannakse, et meil peaks olema võimekus seda üleriigiliselt, ühetaoliselt igal pool lahendada ja see uus nii-öelda üleriikliku katvusega ringkonnaprokuratuur seda teha võimaldab, et saame siis, ei pea jääma kinni sellesse, et kus asukohas see prokurör istub, vaid et ta saab menetleda siis üle riigi ja et kindlasti ka see praktika ühtlustamine, praktika koostöökokkulepped menetlusasutustega, et neid on lihtsam teha, kui me oleme kõik ühes struktuuris ja tekib ka selline üleriigiline vaade üldse sellele valdkonnale ja on võimalus ka võib-olla selliseid suuri menetlusi meeskondlikult teha, mida varasemalt pole olnud väga võimalus teha. Aga esimene aasta on möödunud väga töiselt, et kindlasti arusaadavalt on olnud vaja tegeleda siis ka selle töökorralduslike muudatuste aktsepteerimisega, et prokurörid ongi omaks pidanud võtma selle, et sa ei saa ainult käia kohtus kodu lähedal, vaid sa pead sõitma üle Eesti, et tegelikult isegi need logistilised keerukused on minu hinnangul lahenenud üsna lihtsalt ja ei ole tegelikult seda tööd takistanud, nii et töö käib, seda ei pea kartma. Mul tuli meelde, kui te nüüd rääkisite sellest ringkonnaprokuratuurist, et seriaal Miljardid, ma ei tea, kas te olete näinud, Ameerika seriaal, suurepärane seriaal, kus ikkagi just nimelt sellise majandusprofiiliga prokurör väga jõuliselt üritab siis maha murda ühte riskikapitalisti
ja noh, kogu see reaal selles seisnebki, kuivõrd teie eesmärk on mõni suur, tõeliselt kõlav nimi ja ütleme siis ka võib-olla teada, kui sinna majanduskuritegudele kalduv inimene ikkagi maha murda, et ennast siis kehtestada suurelt ja valjult. Selliste enese kehtestamise ambitsiooni mul kindlasti ei ole ja kindlasti me ei otsi oma menetlusi kõlavate või tuntud nimede järgi, et tegelikult meie reageerime ikkagi kuriteosündmusele, teabele, mis on kogutud ja sellest lähtume oma siis menetluste alustamisel ja läbiviimisel. Andres, sa tahtsid ma lihtsalt tahtsin saatejuhtide meelde tuletada, meil oli kunagi 10 aastat tagasi natuke rohkem üks siseminister, kes hakkas ka mingid nimekirju tegema ja tema kaua oma positsioonil ei püsinud, ma loodan, et kindlasti ringkonnaprokuratuur sama teed ei lähe. Aga nendest majanduskuritegudest rääkides, olgu siis mis tahes profiiliga need teod on, siis kuidas see profiil muutunud on, kuidas see majanduskuritegude iseloom on siin võib-olla viimastel aastatel muutunud, kas on seal näha mingisugust sellist nagu erakordset suunamuutust? Selles mõttes, eks ta käib suht sama sammu ka muu kuritegevusega, ehk siis on muutunud järjest varjatumaks, raskesti avastatamaks, väga palju sellist suhtlust, mis aitaks meil siis mingeid kuritegusid tõendada, toimub, eks ole, digikanalites, krüpteeritud suhtlusrakendustes, millele meil on nagu keeruline ligi pääseda, et selles mõttes on näha, et see rahvusvahelisus järjest rohkem tuleb, eks ole, kõne alla, et me näeme oma töös just eriti näiteks rahapesukuritegude puhul tohutu suuri rahapesuvõrgustikke, mis üks skeem võib läbida siin mitukümmend riiki erinevates maailma otstes, ehk et neid kuritegusid ilma rahvusvahelise koostööta ei ole võimalik kuidagi avastada, aga samas teeb see sellega ülimalt keeruliseks, et väga erinevate jurisdiktsioonidega, riikidega seda koostööd teha, kellel on väga erinevad huvid ja tavad siis nende menetluste läbiviimisel. Et see on ka nagu kindlasti niisugune murekoht nende menetluste edukaks läbiviimiseks. Ja natukene on näha sellist trendi, et kui nüüd me mõtleme niisuguse nii-öelda klassikalise organiseeritud kuritegevusega tegelejate peale, narkokurjategijad, väljapressijad, et siis me näeme ilminguid, et nemad on ka vaikselt hakanud liikuma siis ikka nii-öelda valgekraeliste kuritegevusse, ehk siis tegelevad siin juba maksukuritegudega, kelmustega, omastamistega, ehk et nad on ka kindlasti avastanud selle, et nii-öelda need kahjulikud tagajärjed neile selles kuriteos on nagu võib-olla väiksemad, aga saadav kasu kindlasti määratult suurem. Me jätkame kohe pärast väikest pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate ekspert Andres Anvelt. Tänase saate esimeses osas kõneleme majandus- ja korruptsioonikuritegudest ning selleks on meil külas just nende teemade lahendamiseks loodud ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Sirle Melk. Enne pausi oli juttu sellest, kuidas organiseeritud kuritegevusest tegelased nihkuvad üha rohkem nii-öelda valgekraelise kuritegevuse poole ja sellega ka tegelevad. Aga öelge, kas olete te oma karjääri jooksul näinud mõnda sellist majanduskuritegevuse skeemi, mis siiamaani paneb ahetama ja ütlete, et seda võiks nimetada isegi geniaalseks omal kombel? Ma ühtegi kurjategijat muidugi geeniuse pedestaalil ei tahaks tõsta. Kurigeenius, jah, aga tõsi ta on, et siiski meie tööst tuleb ette kokkupuuted inimestega, kelle järjepidevus samalaadiliste kuritegude toimepanemisel on ikkagi hämmastav, muljetavaldav ja kuidagi on näha, et neid hästi käivitab see, et nad saavad õiguskaitseasutusi nagu proovile panna ja võib-olla isegi üks konkreetne isik on manifesteerinud, et tema ülesanne ongi õpetada siis läbi oma kuritegude õiguskaitseasutusi, et kuidas on võimalik panna kuritegusid toime. No tema nime me püünele ei tõsta, aga võib-olla kirjeldate natuke seda tegevust, mis laadne see oli siis? No tegevist on sellise kogenud ja juba isegi mitmel korral süüdi mõistetud maksukurjategijaga. Väga huvitavaid
enda arust aatelisi inimesi on meil siin ringi jalutamas. Aga kuna selle ringkonnaprokuratuuri nimi kätkeb endas nii majanduskuritegusid kui ka korruptsioonikuritegusid, siis otsapidi korruptsiooni juurde võiks nüüd ju edasi liikuda ja nimelt eelmisel nädalal tuli Tartust üks kohtuotsus, millega mõisteti õigeks Tartu endine abilinnapea Priit Humal ning ettevõtja Parvel Pruunsild ja Humalat süüdistati siis toimingupiirangu rikkumises ning Pruunsilda sellele kaasa aitamises. Lühidalt siis käis lugu ühe endise Eesti Rahva Muuseumi näituse maja ümber ning süüdistuse järgi mõjutas abilinnapea Humal siis linnavalitsuse ametnikke, et loobutaks hoone omandamisest Tartu linnale, mille siis hiljem ettevõtja Pruunsillaga seotud korporatsioon endale ostis. Olgu siis see lugu ka siia taustaks lahti selgitatud, aga see süüdistus oli toimingupiirangu rikkumine. No kuidas prokuratuur ühte toimingupiirangu rikkumist üldse defineerib? Eks selles osas seab meile piiri ette seadus, kus tegelikult see toimingupiirang on esiteks siis karistusseadustikus sätestatud, eks ole, kuriteona ja ütlebki, et teadvalt siis korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumine vähemalt suures ulatuses on siis vajalik selleks, et saaks siis inimest selle eest vastutusele võtta. Ja suur ulatus siis ka on sätestatud karistusseadustikus, on vähemalt siis 40 000 euro ulatuses. Ja edasi peabki siis liikuma selle korruptsioonivastase seaduse suunas, mis ütleb, et ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse siis tema enda või temaga seotud isiku suhtes, ta on teadlik enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust seotusest või on siis teadlik muust korruptsiooni ohust. Et tegelikult üks siis nendest 3 loetletud asjast peab siis esinema, et oleks võimalik siis inimest selles süüdistada. Ma pean siin siis ikkagi küsima, et kui tihti on toimingu piirangu rikkumise juhtumid nüüd seotud ikkagi teadmatusega või vähese teadlikkusega seadusest, et ja kui palju on seal taga ikkagi ütleme rikkumisele teadlikult minekut? Ega sellist täpset osakaalu on ju raske välja tuua, sellepärast et meie prokuratuuris tegeleme ikkagi kuritegudega ainult, ehk siis nende tegudega, mis on toime pandud teadlikult ja tahtlikult, et seda juba nõuab kuriteo koosseis, et inimene peab teadma neid asjaolusid ja ta on tahtlikult otsustanud selle teo ikkagi toime panna. Aga väga palju neid asju laheneb tõenäoliselt ka väärteomenetluses, et selle eest on ette nähtud ka väärteovastutus ja sellega tegeleb politsei ja kindlasti sellest toimingu piirangust ja et miks seda on vajalik jälgida, et sellest teadlikkus on võib-olla mõneti madal ja selles osas teeb kindlasti Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo väga head ennetustööd, teavitustööd kohalikes omavalitsustes ja muudes siis asutustes, kus siis see teemaks võib tõusta, et tegelikult see harimine ja teadlikkuse tõstmine käib igapäevaselt. Andres, kuidas sulle tundub, kas üldine surutis on faktor, mis ikkagi paneb ametnikke unustama seda, mida neile äsja on räägitud või ehk teistpidi öeldes, kas see keerulised ajad paneb inimese ja ettevõtjaid otsima mingisuguseid keelatud otseteid ja need asjad hakkavad juhtuma paraku? Jällegi ma tahaks pigem võtta sellest aspektist, et ei ole küsimus on keerulistes aegades, küsimus on keerulistes inimestes ja näiteks juba klassikaliselt, kui mõtleme 90 aastat ja kui meil avalik sektor hakkas arenema, seadused tulid ja kui korruptsioon oli kõrge, siis ju tegelikult üheks selleks teguriks organiseeritud kuritegevus oligi see, et ära siis nagu värvata või ära mõjutada mingi üks väike ahel, ütleme mingisugust avaliku sektori tehingust, hankest või milleseks aitab ühest ahelast, et luua kellegile siis palju parem konkurentsimoment ja kindlasti on ka toimingu piirang sinna alla minev, kui lihtsalt tänapäeval on hea rääkida, et me näeme teda ka seaduses, eks ju, varasemalt ikkagi eriti kohaliku omavalitsuste puhul, kui me võtame 90 või 2000, siis me nägime seda väga palju ümber, aga see oli väga raske inkrimineerida, sisuliselt see asi puudus seadusandlusest, oli küll korruptsioonivastases seaduses, nii et ma ei ütle, et mingisugune trigger on olemas ühiskonnas, et nüüd on meil majandus surutis ja hakkame kohe korrumpeerima
korrumpeeruma ja korrumpeerima, et jällegi kinni nendes inimestest, kes on altid korruptsiooni vastu võtma. Et me peame lihtsalt arvestama sellega, et ühiskonnas on inimesed, kes teevad ja jäävadki tegema kuritegusid või korruptsioonikuritegusid ja on teised inimesed, kes hoolimata kõigest, hoolimata sellest, kas on keerulised või mitte nii keerulised ajad, ei tee seda iial. No isegi Põhja-Korea on sunnitud tunnistama, et ka nendel esineb kuritegevus. No see toimingupiirangu rikkumine on ikkagi üks sagedasemaid selliseid süüdistusi, mis nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste ametnikke nendesse korruptsioonikaasuste rägastikku segab, ka advokaadid on sellega pihta saanud, ent väga paljudel juhtudel lähevad need ikkagi kohtus õigeks, need süüdistused. Inimesi menetletakse avalikkuses aastaid, kulutatakse palju raha, lõpuks selgub, et midagi nagu polegi valesti tehtud. Ma vabandan hästi otsekohese küsimuse pärast, aga miks te teete seda? Milles see asi on? Miks nii juhtub? Kas see on prokuratuuri saamatus, vähe tõendeid? Miks? Esiteks ma klaariks selle ära, et ma ei ole kindlasti nõus sellega, et väga paljudel juhtudel lõpevad need süüdistuse esitamised õigeks mõistmistega, et tegelikult lihtsalt on olnud mõned kaasused, mis on lõppenud nii ja neid siis ajakirjandus mäletab pikalt, kahjuks ei mäleta pikalt neid kaasuseid, mis on nagu lõppenud süüdimõistmisega, et tegelikult meil siin ka lähiminevikust on ikkagi päris mitmeid kaasuseid, kus on prokuratuuri süüdistus jäänud kohtus pidama, isikud on süüdi mõistetud, meenutame siin Neinarselli kaasust, Kallaste linnavolikogu esimeest Fjodor Plešankovi, Urmas Arumäed, Niina Neglassoni, et tegelikult pooleli on veel meil siin ju vaidlused selles samas Humalas Pruunsillas, et seal ei ole jõustunud kohtuotsust tegelikult veel ja ka Kersti Krahti ja ka väärteos viimatine süüdimõistmine Raul Eametsa suhtes, nii et tegelikult neid kaasuseid, kus prokuratuur on ära tõendanud kohtus selle toimingupiirangu rikkumise, et neid on ikkagi märksa rohkem kui need õigeks mõistmisi. Kuigi paar asja, mis ta sealt nimetast, ikkagi mingisugustes episoodides osaliselt on see õigeks inimesi mõistetud. Mu järgmine küsimus tegelikult seda nagu puudutabki, et see toimingupiirangu rikkumine on nii juristide kui ka õigusteadlaste seas nagu hästi palju sellised vastuolusid ja vaidluseid tekitanud. Miks see nii on? Kas see praegune seadus, kuidas see on kirja pandud, on siis liiga üldsõnaline või noh, milles need asjad nagu tulevad? Et me mõistame seda kriitikat, et võib-olla kohati see säte on täis selliseid määratlemata õigusmõisteid, nii nagu välja tuuakse ja selles osas kindlasti ka tegelikult prokuratuuri kohtusse saadetud kaasused on aidanud siis neid seda koosseisu sisustada ja oleme loonud siis väärtuslikku kohtupraktikat, et nüüd on ka seadusandja ülesanne see, et kas siis sellest kohtupraktikast need olulised mõtted tuleks ka seadusesse vormida, et siin on olnud etteheiteid seotud isikud nagu formulatsiooni osas, et kes need ikkagi on, et see on raskesti nagu mõistetav, et selles osas on teatavasti korruptsioonivastase seaduse muudatusettepanek Riigikogus töös, kus siis üritatakse seda seotud isikute ringi kuidagi kokku tõmmata ja juba teame, et tegelikult sellele keskendub ka siis tulevane siis Kalle Laanetiga seotud kohtuvaidlus, et seda juba on kaitsjad välja toonud, et see seotud isikute kirjeldus selles seaduses mõneti on ebaõnnestunud. Ma pean siiski üle küsima, et kas näitena toodud Humala Pruunsilla kohtuotsus mõjutab ikkagi toimingupiirangu rikkumise tõlgendamist nüüd kuidagi, et noh, ta oli ikkagi selline juhtum, mis paneb sellele asjale kuidagi teisiti vaatama või teisiti teda siis tõlgendama? Praegu ma ei julgeks seda öelda, sest et esiteks tegemist on jõustumata kohtulahendiga, et kindlasti need vaidlused jätkuvad ringkonnakohtus, et meie ei nõustu maakohtu välja öelduga, et need seosed, mida meie tõime välja seal kohtus, oleks niivõrd nõrgad või ei oleks olulised, et meie hinnangul oleks tulnud kõiki neid siis Humala lähedaste laenusid Bigbankidest kui ka valimiskampaania kulude hüvitamist vaadata nii-öelda kogumis,
kohus otsustas minna seda teed, et neid kõiki üksikult hinnata ja jõudis seeläbi siis järeldusele, et need ei mõjutanud nii otseselt ja vahetult. Et selles mõttes meie kindlasti oma selle kontseptsiooni juurde jääme ka ringkonnakohtus ja loodame siis, et kõrgemastme kohus annab sellele oma hinnangu ja võib-olla siis läbi selle me saame täiendavat praktikat selle koosseisu osas. Kui korra mõelda nende kohtumenetluste peale, kohtuistungite peale, kus siis on need toimingupiirangu rikkumise süüdistused teemaks olnud, siis millised on võib-olla need kõige sellised võib-olla vaieldatavad punktid, et mille üle tuleb selles asjas ikkagi alati siis teise poolega kuidagi vaieldada või seda normi tõlgendada? No kui nüüd mõelda nendele kaasustele tagasi, mis meil on kohtus olnud, et siis on tulnud vaidlus selle üle, kes üldse on ametiisik, et tegelikult see võib olla või on olnud ka kriitikat selles osas, et inimesed ei saa nagu mingites situatsioonides aru, et nad tegelikult on ametiisikud ehk teostavad avalikku võimu, et siin on toodud näiteks arstid, eks ole, on siin tehtud ettepanekuid, et kuidagi ära reglementeerida, et milliste otsuste juures on nad ametiisikud, milliste puhul mitte, et kindlasti prokuratuur seda nii-öelda eri ametite piires kuidagi erilist kohtlemist ei poolda, et tegelikult seadus peaks olema ühetaoliselt kohaldatav kõigile ametiisikutele, et lihtsalt tuleb see siis selliselt kirjutada ja selles mõttes kindlasti ka see ennetus ja harimine ja inimeste enda teadvustamine selles osas, et mis see ametiisikuga kaasas käivad kohustused on. Samas ametnik peaks ju saama ka rahulikult oma tööd teha, ilma et ikkagi peaks igal sammul kuidagi, ma ei tea, üle õla vaatama, mõtlema selle peale, et äkki ma nüüd rikun siin mingisugust toimingupiirangut, kuidas seda kõike kuidagi tasakaalustada, seda läbipaistvust ja tegelikult ka ametnike ju õigust teha igasuguseid otsuseid ilma liigse sellise hirmuta mingisuguse süüdistuse ees, et tihti võib see ka ju pärssida isegi ka mingite õigete otsuste ja asjade tegemist ametniku poolt, eks ole, kelle iganes siis huvides. Et tegelikult ametiisikutele korraldatakse ju ka kohalikud omavalitsused väga palju tegelikult juba täna tegelevad sellega, et neid piiranguid, otsustusprotsesse nagu selgitada, et milliste otsuste juures peaks seda taandama ja tegelikult tuleks natuke läheneda tervemõistuslikult, et kui sa ikkagi kahtled selles osas, et kas mul oleks õige selle otsuse juures olla, siis mine ära sealt ruumist. Et see on õige käitumine. Andres, tahaksid? Jaa, see on kõik nii tuttav, eks ju kuulata, et tegelikult see aastakümneid niimoodi olnud ja jällegi me jõuame inimese sisemise tunnetuse juurde, täpselt niimoodi see ametniku ja ametiga, siin on üks asi veel öelda, et ametiisikust, kui me siin rääkisime, tihti praetakse segamine, et ametiisik ja ametnik, tegelikult ametiisik on tegelikult sisuliselt väga erinevad, isegi eraettevõtja mingis olukorras, kui ta täidab mingid näiteks kohaliku omavalitsuse või riigi poolt antud ülesandeid, halduslepingu alus võib ka olla ametiisik ja nii edasi, aga lihtsalt tahan siia juurde öelda seda, et ja tunnustada neid sõnu tegelikult, et inimese enda arusaam, et täpselt minu meelest väga õieti on öelda, et kui ma tunnen, et võib olla midagi valesti, kui ma seda otsust hakkan vastu, siis tõesti astu ruumist välja, neid teisi on küll, kes saavad selle otsusega hakkama, ametnikest meil ju puudu ei ole. Ametnikest puudu ei ole ja kahjuks on puudu ajast, me võiksime rääkida pikalt, aga paraku peame siinkohal selle saate osa lõpetama. Ringkonna prokuratuuri juhtivprokurör Sirle Merk, me täname teid, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse ja nendest keerulistest asjadest rääkida. Meie aga teeme siin väikese pausi ja pärast seda jätkame hoopis teiste inimestega ja teisel teemal. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja nagu me saates sageli on juhtunud, toimub umbes poole peal jõuline teemavahetus. Nii ka seekord. Meil on stuudios uued külalised. Ain Peil Siseministeeriumist ning Katri Aabel-Ollo Tervise Arengu Instituudist ja me räägime nähtusest, aktist, ettevõtmisest, mida kutsutakse koodnimega Hea samariitlane. Millega tegu, miks on see vajalik ning miks seda teemat Krimiraadios üldse avame? Neile küsimustele püüamegi järgneva saate poole jooksul vastused saada. Kõigepealt tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Tervist.
arvestades, et mulle meenub üks sarnase nimega Rembrandti teos ning hilisemast ajast üks õudusfilm, kus samariitlane paraku oli halb, siis ma arvan, et me peame rääkima päris algusest. Ain Peil, ehk teie kõigepealt selgitaksite meile, mis asi on hea samariitlane ja miks me sellest siin täna räägime? Jah, me räägime hea samariitlase aktist või ka hea samariitlase seadusest või hea samariitlase kokkuleppest, et nendel on veidi erinevaid nimetusi, aga laiemas plaanis ta tähendab, et me paneme inimese abivajaduse, inimese elu päästmise, inimese tervise number 1 ja seda rakendatakse siis suures plaanis narkosüütegude puhul, kus siis inimene kutsub endale või oma lähedusviibivale inimesele abi terviserikke korral, üledoosi korral ja sellega siis abi kutsumine on siis ülem karistusele või siis sellele väärteole, mis ta tarvitamisega näiteks toime paneb ja seetõttu on kokkulepe siis selleks, et inimest ei karistata sellise abi kutsumise olukorras. Ma saan aru, et üksikasjadest saame veel rääkida saate jooksul mitut puhku ja mitme tahu pealt, aga ma kõigepealt küsin, et kas me räägime siis ikkagi laiemalt uuemast narkopoliitikast Eestis? No kui me räägime narkopoliitikast, siis praegune narkopoliitik kinnitati 2021 aastal, mis seab siis veel suuremasse fookusse narkoprobleemi rahvatervise nurga alt. Ehk siis narkotarvitamine, sellega kaasnevad kahjud peaks olema käsitletud siis rahvatervise nurga alt ja hea samariitlase akt on üks mitmest meetmest, mis siis aitab inimelusid siis kaitsta ja tuua seda rohkem seda fookust kuritegevusvastase võitluse kõrvalt ka siis rahva tervisele ja näidata ka seda, et toimivad lahendused on just inimeste aitamises, mitte karistamises. Kas seesugune akt, seesugune kokkulepe, mille Eestis nüüd erinevad ametid on sõlminud, kas Eesti on siin kuidagi pioneer või on seda maailmas varasemalt ka kuskil katsetatud ja mida need tulemused näitavad? See akt ise tervikuna on välja arendatud siis USA-s ja rakendatud Kanadas. Euroopas seda minu teada ei ole sellise nime all vähemalt ja USA-s seda rakendatakse põhimõtteliselt kõigis osariigis ja Kanadas ka teatud piirkondades ja seal on seda juba päris pikka aega tehtud, nii et meie nagu eeskuju on täna siis Ameerika või Põhja-Ameerika. Katri Abel-Ollo, ma saan aru, et kogu selle ettevõtmise taga on asjaolu, et Eestis on viimastel aastatel, eriti viimasel paaril aastal ikkagi väga palju üledoosi surmasi. Riik pidi siin midagi ette võtma, midagi tegema, et neid surmasi oleks vähem. On see nii? Just nii. Ütleme niimoodi, et viimasel ajal need surmad, mis on nüüd siis meil vaatevinklis, hakkasid tõusma 2022. aastal, kui siis turule jõudsid need ülikanged nitaseenid. Aga meil oli ka enne, kuni 2017. aastane oli tänu fentanüülidele päris kõrged need näitajad, nii et meil siin kõige suurem arv, mida me oleme üldse kaotanud, on siin selle fentanüüli ajastul 170 inimest aastas. Ja kui me räägime keskmisest vanusest, siis on see sükene 37 eluaastat, mis on tegelikult veel väga noor inimene, nii et me oleme kaotanud nüüd nende aastatega, kui võiks öelda, need fentanüülid turule tulid ja nüüd need nitaseenid on turul ligi 2000 noort inimest. Aga täpsustuseks veel küsida viimase aasta kohta, on teil andmeid, mis see viimane aasta meil tõi? 2024 jah, on nüüd esialgsed andmed, et need täpsustuvad siin veel juuniks, on meil täpsed andmed teada, aga 92 üledoosist põhjustatud narkosurma on esialgsed andmed. Ma pean saate kuulajate ees küll vabandama, aga ma tahaksin küsida ka üksikasjade kohta, et öelge, mismoodi tavaliselt surrakse, mis asjaoludel, millest me räägime? No olenevalt siis ainest, sest kui me räägime siin etanoolist, siis on etanool, aga kui me räägime narkost, siis me räägime väga erinevat kategooria ainetest. Suur enamus on seotud üledoosidest siiski opioididega. Opioidide üledoos tähendab seda, et su hingamine lihtsalt seiskub ja lõpus seiskub ka süda. Kui me räägime stimulantide üledoosist, siis ongi see samamoodi ülekuumenemine, täielik segaduse seisund, mis siis lõpuks viib südame seiskumisena ja surmani. Ja ma saan aru, et kogu selle ettevõtmise, mis on siis koondnime all hea samariitlane, selle põhjuseks on see, et sageli need, kes olid üledoosi saanud inimese kõrval või läheduses või koos manustamas, ei julgenud kutsuda abi.
et seal oli teinekord just nimelt probleem selles, et see abi jäi hiljaks, kuna inimesed ei teadnud, kuidas, mismoodi käituda selles olukorras ja jäid oma kutsumisega hiljaks. On see nii? Jah, sest me räägime narkootikumide tarvitamisest, siis on see illegaalne tegevus Eestis. Ja väga paljud tunnevad tõesti hirmu, et tuleb ka korrakaitseüksus kohale ja mis siis saab, sest tegelikult on nad ju kas siis vastavalt kogu selle, mis nende juures on sooritanud siis kas väärteo või kuriteo Eestis. Ja jah, see on nii-öelda pärssinud seda abi kutsumist, sest siin on isegi minutite, sekundite küsimus, et kui inimene on hädas, krambid, mis iganes, siis tegelikult tuleb talle kutsuda kiirabi ja nüüd ongi see uus akt või lähenemine see, et inimestelt võtta seda pinget maha, et saada aru, et inimese elu päästmine on esmane ja siis tuleb kõik muu sealt ja mida selle aktiga me siis kinnitame, et kui see on tõesti väärtegu, ei tule sealt midagi muud kui lihtsalt tänu, et inimese elu sai päästetud. Ma saan aru, et Tervise Arengu Instituut on ka tarvitajatelt uurinud ja mis need tulemused näitavad? Pean siis silmas uurinud siis seda, et kui palju seda abi on jäetud sellepärast just kutsumata? No õigupoolest oli see niisugune ühisuuring, mis meil siin oli just selle Hea Samariitlase akti alguses, aga seal oli tõesti küsitletud, et kes olid sellega kokku puutunud, siis üle 50%, kui ma ei eksi, siis 65% olid tegelikult öelnud, et nad ei julgenud või nad tõesti ei tahtnud sellel hetkel abi kutsuda, aga süda ja kõik visuaalne pilt ütles, et oleks pidanud kutsuma nii. Ma olen nüüd seda teemat siit-sealt poolt uurinud, erinevaid pressiteateid lugenud, seal esineb selline termin, et kui abikutsujal on siis väike kogus narkootilisi aineid, et siis teda ei karistata. Nüüd tahaks väga küsida, et mis asi on väike kogus, sest kui me räägime nendest samadest surmavatest nitaseenidest, siis seal ainult väikesed kogused ongi või imeväikesed. Võib-olla natuke täpsustaksite, mis asjad on siin need väikesed kogused ja mis on suured kogused? Seadus defineerib väikese ja suure koguse piiri 10 doosi pealt, keskmise nii-öelda tarvitaja siis doosi. Ainete puhul see võib olla väga erinev, nitaseenidest, mille kangus nii-öelda letaalsus on väga suur, võib see olla tõesti mikrogrammides, kanepi, amfetamiini puhul grammides, täpsema selle nagu koguse määrab siis kohtuekspertiisi instituut vastavalt siis sellele, mis see toimeaine puhtusaste segatud, kas see on segatud teiste ainega ja nii edasi, et selle määrab siis ekspertiis. Aga laias plaanis jah, kui tõesti on ained koha peal sündmuskohal olemas, siis Hea Samariitlase akt ütleb ka, et sellises olukorras peaks siis inimene ikkagi tegema siis selle kiirabi või politseiga koostööd, üldjuhul ka kiirabil on juhiseid, kui ained on ikkagi kuskil nähtavalt laua peal lebavad, siis ikkagi politsei peaks tulema kohale ja inimene võiks selle aine siis loovutada olenemata, mis kogus on, sest et eesmärk on ka, et see aine ei läheks levima, et sellest ei tekiks uusi üledoose, et see ei jõuaks ka teistele inimestele ja et seda ainet oleks võimalusel ka võimalik analüüsida, et saada aru, kas on mingit sorti uut ohtu või uusi meetmeid vaja, et seda siis ohjata. Nüüd on ametid omavahel kokku leppinud. Ma saan aru, et seda on ikkagi, see mõte ei ole kindlasti mitte uus Eestis, seda on mitmeid aastaid räägitud. Mis võib-olla kõige keerulisem oli, et selline nii-öelda kokkuleppe sõlmida? Keeruline oli see, et enne kui selline kokkuleppe toimima saada, on meil vaja suur hulk erinevaid ametnikke viia väga hästi kurssi, maandada erinevaid hirme, hoiakuid, muuta tööpraktikat, et kui me nüüd juba sellega oleme täna kokku leppinud, et see nüüd 13. veebruarist siis üle Eestis kehtib, me tahtsime seda enne testida. Meil toimus Lõunapolitsei piirkonnas ja Ida prefektuuris ka hiljem toimus piloteerimine, testimine, et saada aru, milliseid komplikatsioone võib see politseile tööle tuua ja ka kiirabi tööle, sest täna politsei kiirabi on harjunud töötama tandemis, iga narko väljakutse kaasa läks ka politsei. Muutus siis seisneski selles, et politsei enam kui seda vajalikuks ei pea häirekeskuse päästekorraldaja või kiirabi seda ametiabi korras ei nõua, siis politsei kohale üldse ei pea minema. Ja selline nii-öelda arusaamine, et millised riskid võivad kiirabile tulla, kuidas päästekorraldajad edasi toimetavad, kuidas me selle inimest pärast seda kiirabi sekkumist ka toetame, et ta läheks võimalusel abi otsima, et tema saaks uue ka selle info, ka nende kokkulepete sõlmimine ja selliste lahenduste väljaotsimine võttis tegelikult omajagunu aega ja me tahtsime ise olla veendunud, et sellega ei kaasne selliseid negatiivseid kõrvalmõjusid ka. Aga teeme siin ühe väikese pausi.
Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teise poole külalisteks on Ain Peil Siseministeeriumist ning Katri Aabel Olva Tervise Arengu Instituudist ning räägime aktist nimega Hea samariitlane. Me siin Krimiraadios oleme varasematel aegadel rääkinud küll ja küll lugusid, kus narkouimas tegelased on neile appi tõtanud kiirabitöötajatele ja teinekord ka politseile kallale tunginud. Teame ju ka muidu, et igale heateole tavaliselt vastatakse ikkagi halvaga. Kuidas selliste olukordadega nüüd hakkama saada? Kuidas teha sõltlasele selgeks, et kavatsused on head ja keegi ei plaani neid karistada selle eest, et nad seal hetkel hädas on? No esiteks, mis puudutab kiirabi toetamist, siis selles osas meil on kohtumised olnud kõikide kiirabidel selle akti ettevalmistamise raames. Meil on kiirabidega läbi räägitud, kui kiirabi peaks vajama politseid tuge, julgustamist või ka sündmuskohale saabudes tuleb uut infot, et võib midagi eskaleeruda, inimene võib muutuda vägivaldseks, agressiivseks või on seal mingid muud süütegusid, siis politsei tuleb kohe kohale. See on meil läbi räägitud ja selline koostöö kiirabi kindlasti toimib. Eestis on uimastipoliitikat vormitud siin mitut puhku. No, tahaks ju kõik siin stuudios ka eeldada, et ka sellest võiks saada üks nii-öelda edulugu, aga võib-olla kui pisut ka vaadata ajalukku, siis millised on olnud sellised võib-olla mingid märgilised nagu kohad, mis on nagu päriselt surmasid vähendanud reaalselt kuskil põllu peal? No reaalselt me võime öelda, oli selleks märgiks 2013, kui me hakkasime siis andma koju kaasa antavat naloksooni, see nii-öelda üledoosi ennetuse programm hakkas toimima. Ja see on nüüd alates sellest 2013. aastast väga jõudsalt edasi läinud, need kogused ja need karbikesed, mida me anname siis kaasa nii lähedastele kui siis tarvitajatele endale, kui siis ka nendele inimestele, kes nagu töö raames kokku puutuvad nende tarvitajatega, et need on siin aastast aastasse tõusnud ja eriti me näemegi seda, et kui see opioiditurg on selline väga terav ja on turul need väga-väga kanged ja surmavad opioidid, et siis me näeme, kuidas neid naloksooni kogused rohkem võetakse kui siis nendel perioodidel, kui näiteks meil ei olnud seda fentanüüli ega veel nitaseenid ei olnud tulnud turule, nii et. Nendest nitaseenidest pisut lähemalt rääkides, siis ma saan aru, et seesama nalokseen selle nitaseeni puhul alati vist ka siiani see vana doos ei aita. No nad on tõesti ülikanged, need nitaseenid, et see ei tähenda, et naloksoon ei aita, aga need doosid peavad olema suuremad, mitte et me korraga ei tee seda doosi, vaid me teeme selle doosi, me vaatame, kuidas patsient reageerib ja siis mingi ajal siis doseerime uuesti, et see ei ole isegi legend, et siin on vaja mõnikord 6 doosi, mis oli näiteks fentanüülide puhul 2 doosi vajalik, nii et. Kui ma tohin olla siin kriitiline või esindada kriitilist osa elanikkonnast, siis paljude arvates kogu see sõltlastega jahmerdamine on asjatu. Miks peaks riik nii tõsiselt ja nii pühendunult tegelema inimestega, kes ise väga endaga tegeleda ei taha? No mina võin siit alustada, et ma olen selle rahvatervise poole pealt, et tõesti viimastel 10 aasta jooksul, ma võin öelda isegi varem, on meil tulnud väga head raviprogrammid juba ja me oleme näinud seda, et ka kõige siukse 15-16 aastase staažiga sõltlased on ravil olles täiesti saanud toimivaks ühiskonnaliikmeks, käivad ülikoolis, õpivad, töötavad, on pereinimesed, on oma lapsed tagasi saanud ja meie moto on siiski see, et aidata ei saa inimest, kes on surnud, et kõiki teisi saab motiveerida ja aidata, et loomulikult tegemist on väga raske haigusega, kui me räägime sõltuvusest, aga meil on väga-väga toredad edulood juba olemas ja kunagi ei tasu nagu unustada, et need inimesed on kellegi isad, kellegi onud, kellegi lapsed ja me peame neile andma teise võimaluse, 3. või 4. isegi nii. Võib-olla ma lisaksid juurde, et eks see aastatekümnete jooksul juurdunud selline kuvand narkootikumide tarvitajast on, kui öelda inimesele narkootikumide tarvitamine sõltlane, siis tuleb siuke nii-öelda süstla otsas kuskil maas lamav räbalates nagu mees ette, et täna see nii ei ole, et narkootikumide levimus on muutunud, sihtgrupid on muutunud, täna üledoos ei ohusta ainult neid, kes süstivad. Täna me räägime, et üledoosi me näeme ka stimulantide seas, ka need, kes tarvitavad võib-olla ainult mõnel nädalavahetuse üritusel, kuskil klubis või festivalil, et täna see grupp
kes võib potentsiaalselt terviserikke tagajärjel siis surra või ohtu sattuda, on niivõrd palju muutunud, et ma arvan, me peame hakkama vaatama laiemalt seda, et kes üldse meil Eestis tarvitaja on, et meil on üsna palju andmeid ja infot selle kohta, et see ei puuduta ainult need, kes opioide süstivad näiteks. Tahtsite täiendada või? Ja tahtsin seda täiendada, et me vaatame viimase paari aasta üledooside surmasid, siis on seal 16 kuni 24 vanusegrupp, et kindlasti mina ütleks, et nad on veel lapsed ja neid tuleb aidata kindlasti. Või me peame ikkagi ütlema, et riik või ühiskond ongi selles küsimuses muutunud tolerantsemaks ja liberaalsemaks, kui nii võib öelda. Elu ongi selline ja nii me seda peamegi võtma. Jah, ja meie viimaste aastate uimastipoliitika ju väga palju paneb rõhku kahjude vähendamisele, just see, et me ei saa olla naiivsed. On tarvitajad ja kindlasti jäävad olema tarvitajad, aga sellel hetkel, kui need inimesed ei ole nõus loobuma oma tarvitamisest, siis me peame neid aitama ja aitama neil elada selle perioodi, kus nad on otsustanud või nad ei suuda loobuda, üle elada. Tulles selle hea samariitlase kokkuleppe juurde veel tagasi, Ain rääkis, et enne oli vaja piloteerida, et info jõuaks siis kõikide ametkondadeni, aga kuidas see info jõuab tarvitajateni, sest tihti ei ole nad alati selles nii-öelda peavoolumeedia infoväljas, et kuidas jõuda nende inimestele, et see info nagu päriselt ka neile jõuaks kohale? No siin on mitmeid erinevaid viise ja me peame endale praegu natuke tuhka ka pähe raputama, et võib-olla sellisele, nagu Ain rääkis, klubi tarvitajale on meil sellised, ütleme, suht nišikanalid praegu, et niisugust laiapõhjalist kanalit ei ole, aga kui me räägime just niisugusest juba probleemsemast tarvitajast, siis nemad on meil enamuses siiski seotud kahjude vähendamise teenustega ja läbi nende tänavatöötajate võrgustiku ja läbi meie erinevate teenuste ja programmide tegelikult see info jõuab nendeni. Aga jah, et kindlasti tulevikus meil on siin Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti ja teiste partneritega plaan, et leida see kanal, kuidas neid laiapõhjalisemalt teavitada just neid nii-öelda meelelahutuskontekstis tarvitajaid. Kahjuks täna ei ole stuudios meil ühtegi politseiametnikku, et küsida, aga ma küsin teilt, võib-olla oskate vastata, et kas see mingisugune selline suhtumine on muutunud ka selles osas, et enam nii jõuliselt ei üritatagi ära koristada turult praegu tarbitavaid aineid, sest nagu varasemad kogemused on näidanud, mingisuguse kange aine võtad ära, korraks on võib-olla vaikus, surmasi on vähem ja siis tuleb uus ja hullem aine ja kõik see töö hakkab otsast peale. Eks narkoolukord või narkotarvitamise probleemistik on niisugune nurjatu probleem, millega ei ole tegelikult ükski maailma riik hakkama saanud niimoodi, et aineid üldse turul ei oleks. Isegi siin rääkides kas Filipiinide surmanuhtluse poliitikast, kus siis ka väga rangelt tehti või siis mõne teise riigi leebemast poliitikast, et kus siis, ma ei tea, aineid tarvitajatele isegi nii-öelda riigi poolt pakutakse. Et see ongi probleem, millega tuleb pidevalt tegeleda. Kindlasti ei saa öelda, et politsei aineid turult ära ei korja. Sellel on oma väga suur mõju, seadustel on oma mõju, see hoiab tarvitamise ja kättesaadavus teatud kontrolli all ja ka see, et kui me näiteks siin 2017 kuni 2022 saime vahepeal narkosurmad sinna 30 ringi, ma arvan, et me suutsime väga palju elusid sellega päästa ja loodetavasti nende seas, kes tarvitasid, siis ka on täna juba kas loobunud või nii-öelda abi saanud. Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, et mis oleks nüüd selle hea samariitlase taustal see eesmärk või tulemus, kuhu me võiksime jõuda? No seda ütleb meile tänane kokkulepitud narkopoliitika, et aastaks 2030 võiks meil olla 0 surma. Kõlab väga ambitsioonikalt, ikka väga ambitsioonikalt, aga kui me seda arutasime ekspertide ringis ja ka siin otsutegijate ringis, siis siin ei ole võimalik numbrit panna, sest et ausalt öeldes kõik on ennetatavad surmad, need on ärahoitavad. Ja iga surm on halb. Ja iga surm on halb ja iga inimelu on selles mõttes arvel väikses Eestis ja ma arvan, et see peamegi pingutama selle nimel, et olla nagu vähemalt selles osas ambitsioonikad. Ja ma loodan, et see hea samariitlase akt aitab meid sinna lähemale. Loodame, et see akt tõesti siis need surmad ka alla toob. Ain Peil ja Katri Abel-Ollo, täname teid täna saatesse tulemast. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname ka saate esimese poole saatekülalisi ning loomulikult täname kõiki kuulajaid.
Krimiraadiot juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.